Jaa, Kaja Kallas on esinenud rahvusvahelises plaanis allpool igasugust arvestust ja kui me nüüd vaatame seda tema viimast geniaalset seisukohavõttu, et just nagu Venemaal ja Hiinal ei oleks teises maailmasõjas ja Jaapani ja Saksamaa võitmises mingit rolli, no siis ma ei tea, isegi lasteaialapse tase küünib ilmselt kõrgemale. On täiesti selge ju, et Venemaa oli see, Nõukogude Liit oli see, kelle väed vallutasid Berliini ja purustasid idarindel Saksamaa eliitväeosad. Need ei olnud ameeriklased, need ei olnud britid, need ei olnud prantslased, need ei olnud poolakad. Need kõik andsid oma panuse, selge, kõik andsid oma panuse. Aga põhiraskus ikkagi teises maailmasõjas, see kõige pikem rinne, tuhandete kilomeetrite pikkune rinne, miljoneid elusid mõlemalt poolt maksma läinud rinne oli idarinne. Ja tulla välja seisukohaga, et sellel ei ole nagu mingit tähtsust. No kuulge. Kuhu veel võib langeda oma, ma ei oska öelda, vaimupimeduses ja ideoloogilises vahkvihas Venemaa vastu. Ja põhimõtteliselt sama käib ka Hiina puhul. Hiina pidas juba 1931. aastast alates vastupanusõda, vabastussõda Jaapani okupantide vastu, seda algul Mandžuurias, pärast juba ka Hiina rannikualadel, Sise-Hiinas. Ja see võitlus kestis ju tegelikult enam kui kümnendi ja jätkus Hiinas kodusõjaga kommunistide ja nii-öelda natsionalistide vahel ja see lõppes omakorda alles 1949. aastal. Nii et rääkida siin nagu hiinlased oleks mingisugune teisejärguline rahvas, kellel ei ole mingit rolli teise maailmasõja sõdimisel ja Jaapani purustamisel. Jällegi, Jaapan sidus Hiinas tohutu hulga oma parimaid väeüksusi ja ressursse ja Hiina oli see, kes aitas sel moel teise rindena ameeriklastel võita Vaiksel ookeanil Jaapanit ja lõppkokkuvõttes lõpetada sõja tuumapommide kasutamisega. Nii et kui kokkuvõttes võib öelda nii, kui praegu pärast seda, kui niisugused võimsad tuumariigid nagu Hiina, India ja Venemaa ja satelliitidena veel Iraan ja Põhja-Korea, aga võib-olla ka Pakistan, Kagu-Aasia riigid on löönud blokki lääne vastu, sealhulgas Euroopa vastu. Ja kui Euroopa, mis on täiesti marginaliseerumas selles uues maailmakorras, kui Euroopa välispoliitikat juhib seesugune lapsikute arusaamistega, diplomaatiast üldse mitte midagi teadev inimene nagu Kaja Kallas, siis on Euroopa hädas.